Tere kuulama, on uudiste eetri aeg ja stuudios Rohke Develak. Laulupeo järelkajad kestavad rahva meeles ja meedias veel pikalt, märgivad korraldajad pressiteates ja lisavad, et järgmisel laulupeol on palju uusi koore laulukaare all ja mõnedki sellised koorid, milliseid ei ole veel loodudki. Märkimisväärse osa lauljate ja publiku suureks rõõmuks moodustatakse lähema kuu jooksul parkimiskontrolöride segakoor. See toob kaasa parkimistrahvide olulise vähenemise laulupeo ajal, sest kõik kontrolörid on siis ühes teistega laulukaare all. Praegu kontrolöridel oma kunstilist väljundit ei ole ja siis ongi meeleolu rikkuvad trahvid kerged tulema. Parkimiskontrolöride segakoori hakkab kuuluma esialgu 120 lauljat ja proovidega alustatakse juba sügisel. Enne seda, kui laulupeo tuli kustus, läideti sellega Tallinna linnavalitsuse embleemiga tõrvik ja viidi linnavolikogu istungite saali. Esialgsetel andmetel oli tegemist mitmesse eri fraktsiooni kuuluvate poliitikutega, kes loodavad, et laulupeo ühtsuse ja kooskõla energiat on võimalik edasi kanda ka igapäevapoliitikasse. Suurem osa linnavolinikke on seni olnud sellise abivahendi kasuteguris kahtleval seisukohal, pigem näitavad arvutused, et tõrvikust ei piisa ja ehk on mingit muutust oodata siis, kui terve lauluväljaku tuletorn linnavalitsusse kohale tuua. Majandusministeeriumil on ettevõtjatele aga positiivseid teateid. Eilseks valmis tegevuskava, mis peaks appi tulema tööstusettevõtteid rajada soovivatele ettevõtjatele. Nii mõnedki suured projektid on ühiskonna vastuseisu tõttu jäänud tegemata. Proovitud on nii ühte kui ka teist, nii siin kui seal. Nüüd aga on valmis saanud tegevuskava, mille kohaselt ehitatakse ühte kohta üks rajatis, mis kätkeb endas tuumajaama, kanalat, paberitehast, kiirraudteed kui ka tuuleparki. Kui kõik inimeste jaoks negatiivse varjundiga asjad ehitada ühte kohta, pääsevad inimesed hirmust, et midagi nende kodukohas halvem poole muutub. Kui ka ettevõtjad saavad kindlustunde, et Eestis on ettevõtlusega tegelemine endiselt võimalik. Tuumajaam, kanala, paberitehas, kiirraudtee, tuulepark võtab enda alla 10 hektarit maad. Tehnoloogiliselt on kõige selle ühte majja surumine suur väljakutse, kuid võrreldes väljakutsega, kuhu see ehitada, selgelt lihtsam, teatab ministeerium. Ja teaduse vallast. Rühm Ameerika ornitolooge annab teada, et kahjuks vastavadki tõele kartused, et välja surnud liikide hulka võib nüüd lisada ka punnoktünniku. Selle linnu vaatlus ei ole enam kui 3 aastat kestnud uuringuperioodi jooksul registreeritud mitte üheski maailma piirkonnas. Teadlaste sõnul teeb punnoktünniku väljasuremine nüüd võimatuks ka tema üksikasjaliku uurimise, sest linnust ei ole kunagi leitud isegi mitte ühtegi fossiili, mistõttu pole teadlastel õrna ettekujutus ka, milline ta üldse välja nägi. Tõenäoliselt ongi punnoktünnik üldse kõige kurvema saatusega linnuliik, kellele on vahele jäänud kõik olulised arenguetapid nagu tekkimine, arenemine, õitseaeg ja väljasuremine. Kuulsite uudiseid.